Tšanga, seal taevas sinine, tšanga, meil soe ja suvine. Tegijal juhtub mõndagi ja ka loomaaias juhtub iga päev midagi. Siia raamatu kaante vahele on sellised vahvamad seigad kokku korjatud. Muideks, siit võib ka lugeda ühest parajast jamast, mis oli seoses just selle samase elevandi nimega. See on Karl, 25-aastane elevandipull. Kui ta 1986. aastal Tallinna loomaaeda saabus, siis kompartei funktsionärid hullusid. Häda oli suur, sest ka Eestimaa Kommunistliku partei esimese sekretäri eesnimi oli tollal just Karl Vaino. Parteiliidril ei sobivat ju elevandiga sama nime kanda. Lõpuks asi siiski vaibus ja Karl Vaino rahunes maha. Määravaks sai see, et elevandi nimi ei alanud K-tähega nagu parteibossil, vaid C-ga. Tallinna loomaaia loomadega on aga peale Karli nimeloo juhtunud veel palju. Kuidas loomadega käituda? Mida teha, kui te satute kokku ärritunud šimpansiga? See on lugu sellest, kuidas veel Kadrioru Soones loomaaias äkitselt keselt platsi vabalt oli 18-aastane isane šimpans. Karv turris ja väga erotatud, eks ole. Ma lugesin talle Puškini luuled ja ma sain väga paljudest asjadest palju targemaks. Eelkõige ma sain aru, kuivõrd väärtuslik asi on intuitiivne käitumine. Pärast hakkas mul hirm. Ma ei tea, kas ma siis läksin poole halliks või poole pea võrra, aga halli jookseb päris kindlasti tuli juurde. See on üliohtlik loom. Neid ja paljusid teisi loomalugusid pajatab uus loomaraamat. Nad kuuluvad maailmale. Autoriteks on oma ala vaieldamatud tipud Aleksei Turovski ja Tallinna loomaaia abidirektor Vladimir Feinstein ning direktor Mati Kaal. Sinna on kirja saanud juhtumised nii inimese loomade kui muude loomadega, mis on Tallinna loomaajaloo jooksul juhtunud. Et tõsist ajalooraamatut kirjutada ei olnud nagu kellelgi aega ja võimalust võib-olla, et sellega saab äkki keegi maha, kui loomaaed 75 saab, aga nüüd kui loomaaed sai 70, nüüd on vähemalt niisuguses vabas vormis jutustustena Ülo Russaku abiga nad kirja saanud ja vähemasti mingi märk on maas, mis seda 70 aastat loomaaia ajaloos ja võib-olla ka avab inimestele seda loomaaia elu, mida ei näe need, kes tulevad ainult külastama. Tšanga, kui korgi sinna saaks, tšanga on unistuste saar. Ülo Russak ütleb, et kuigi see raamat pajatab loomadest, siis tegelikult on tegemist hoopis suhteraamatuga. Kirjutatud lood kirjeldavad eelkõige inimese ja loomavahelist usaldussuhet. Sellise suhte tekkimiseks peab loomulikult loomi armastama. Ma olen väga õnnelik selle raamatu üle. See raamat tähendab minu jaoks eelkõige mõnusad, õiged, toimekad loomingulist koostööd jumal tänatud. Kalu Mati, Volli Feinstein, suurepärased loomade tundjad. Ma tean, millised hiilgavad jutuvestjad nad on, eks ole. Ja nüüd see on kirjas, inimesed saavad nende kogemustega tutvuma. Ja loomulikult mul on väga hea meel, et minu jutud on ka seal sees. Selge see. Loomaaia elevandimajas toimunud raamatu esitlus tõi kohale palju loomasõpru. Nii mõnigi võttis ka pisipere kaasa. Ma leian seda, et sellisest loomadest vahvaid raamatuid on vähe, et neid peaks rohkem ilmuma. Minu lapsepõlve lemmikraamat oli Gerald Tarelli Minu pere ja muud loomad, Sahisev maa, eks see sealt ole see nagu sisse tulnud. Ja härra Turovski, mu isiklik väga hea sõber ja ta kutsus mind siia, võtsin pojaga kaasa ja me oleme väga õnnelikud. Aleksei Turovski lemmikud on hüäänid, aga palju teab mees ka tiigritest. Kord Berliini loomaaias jalutades sattus Turovski tiigrite juurde. Tema liginedes kostis tiigrite aadikust vaikne, aga samas väga tuttav ja õrn urin. Mida lähemale mees astus, seda madalamaks, aga ka õrnemaks see urin muutus. Aleksei tundis ära oma vana sõbra ja hoolealuse Maša.
Nagu välja tuli, polnud ka Maša pärast pikki lahusoleku aastaid Alekseid unustanud ja eks see panigi tiigrineiu nurruma. Ütle veel, et loom on loll. Loodus- ja loomasõber leiab siit raamatust kindlasti mõnusat lugemist. Loomavihkajale ei ole mõtet raha raiskama hakata, ta ei saaks mitte mõhku karu, millest siin kirjutatakse. Või mis sa arvad, siga?